no nii need minu päevad kulgevad, et esmaspäev on, pime on ja ühesõnaga ma teen siin, kell hakkab 11 saama ja teen ikka veel lõket. Ütleme nii, et aega veel läheb, sellepärast et nagu te näete, siis seal on pool kärutäit veel seda ja selle peab kõik siia lõkkesse saama. Aga ütleme nii, et põranda lammutus on suht hästi läinud. Täna sain praktiliselt üksinda veel ühe toa veel nagu maha põranda, isegi selle väikese vaheseina, et ma pääseks siis sinna ahju alla nii-öelda, kus see vanasti oli ahi, et seal on vundament alles, et siis homme lammutada seda kõike. Aga minu päev on olnud produktiivne ja pole ka ammu toimetanud siin kaamera juures ja mõtlesin, et tõmban ühe väikse klipi ja näitan ka siis, kuidas minu õhtud niimoodi kulgevad. Et ma olen ise muidu terve suve olin Soomes. Nagu te teate, siis ei saanud väga nagu selle maja peal nagu panustada. Et tuleb ju vahepeal raha ka teenida, et midagi teha ja ehitada, sest ehitus tänapäeval on suht kallis. Et sellepärast ma nagu eemal olin. Aga noh, nüüd mulle tundub, et hakkab asi nagu vaikselt käima ja saab iga päev siin maja juures toimetada ja teha, et noh, nii kaua kui muidugi peab uuesti tööle minema. Aga ma olen päris pikka aega juba puhanud Eestis, et siis ma mõtlesin, et ma kasutan neid päevi siis, mis mul kodus olen, siis teen hoopis maja. Kuna kõik on vaja valmis saada, siis on kogu aeg kiire. No nii, täna oleme taas maja juures. Ei ole teile väga rääkinud, mis siin on. Vist, tegelikult ma ei mäleta, mis ma viimasena rääkisin, aga köök on seal oli kõige enne ära võetud põrand. Siis võtsime siit soojamüüri koos pliidiga ära. Eile võtsime siit, näitan lainurgaga, siit võtsime põranda kõik ära. Siis Tonni võttis üksi siit toast põranda kõik ära. Ja nüüd on ta jõudnud sinna. Tere, Tonni! Tere! Ta oli nii väsinud, ta üldse ei juua midagi. No need põrandalaastud, mis siin olid, sellised, aga 2 korda laiemad. Suured plaadid välja vinnata aknast käru peale ja siis veel minema viia, et ikka räme töö. Ja nüüd tuli meil siin üllatuseks, et siin on reegelt kive. Keegi pannud põranda alla. Et teistes tubades ei olnud ja seal toas ka ei tundu, et oleks. Ei ole jah, seal on ainult need tellised, mis hoiavad nagu seda põrandat püsti. See on ainuke ruum on see vist jah. Et Toni ütles, et tal üks sõber vist tahab neid kive, et siis ta tuleb, aitab need, või ise viib minema selles suhtes. Ta teeb mingit kivimüüri vist, nagu ma aru sain. Ja nii kaugel me siis praegu oleme. Täna siis üritame ära teha selle toa. Oli nii või? Selleks me peame ära viima need uksed siit. Need on nagu enam korralikud uksed, et kuskilt Toni sai. Mitte küll päris maja ei kasutaks, aga ma ei tea, sauna või... Ajutiste ustena, jah. Ajutiste ustena oleks eriti ja. Et siis tuleb siit asjad ära vedada ja selle osa teeme kõige viimasena. Toni just ütles, et siis on siit hea vedada mingeid asju välja, et kui selle põrandaga ära võtta, siis on nagu jama, et peab tegema mingid kaldteed ja asjad. Siin on juba enamus ära lammutatud, siis siin oli kunagi veeuputus, siin on veetrass ja nii. Ühesõnaga jah, mis siis peale seda edasi, siis tuleb hakata maad kaevama või? Nagu maapinda silendama ja... No tuleb jah kõik väljavedu teha, ühesõnaga see tahke kõik tuleb ära saada, nii et ainult muld jääks. Ja siis need... Allumine põlgrida või? Vundamendi äär tuleb kõik puhtaks nühkida nagu selles mõttes, et kõik see tõrvapapp sealt ära võtta, kõik see teema. Ja siis peaks palgi vahetuse peale mõtlema ja saab paralleelselt siis väljavedu ka teha ja asju. Jah, kõik allumine põlgrida on vaja ära võtta, sest nagu näha, sealt on mäda. Mõned kohad isegi ei ole, aga meile öeldi, et kui me tahame panna sinna ikkagi betooni pluss soojustuse, vundamendi soojustuse, siis
palk lihtsalt hakkab mädanema seal lõpuks, on ju. no et see niiskus läheb kõik sinna üles, kui ümberringi on soojustatud. jah, no selles mõttes, et põrandavalu ei tohiks ikkagi olla vastu palki. Aga kas on valu siis madalamale ei saa teha või? No ei saa, sellepärast, et selle vundamendi peal see osa, see, mis siis serv peale, see on vaja ka ära soojustada. Okei. Et see ongi see teema, mille jaoks ei saa madalamaks panna. Okei, ühesõnaga jah, jamamist siin on, et terve maja tuleb ilmselt üles tõsta, on ju? No mitte terve maja, aga mingid osad niimoodi. Osade kaupa ja? No jah, et ma ei teagi. Mitme peripostiga näiteks äkki suudab selle ühe otsa näiteks. Ja siis päris jube töö tundub. Need küljed ja värgid, särgid ja siin on ikka suured tungid ja värgid, jah. Siia tuleb ilmselt lõigata augud sisse. Niimoodi. Ja siis tuleb panna need suured autotungid, no mis see veoautotungid on. Need siia sisse ja siis siit pumpad üles ja siis perikatega ka veel toestad. Jube. Suht räme töö, jah. Ja siis saab palgid ära vahetada, kividega asendada. Ja siis saab alles mõelda põrandavalu peale, on ju? Ja sellele eelneb ka veel nii palju eeltööd, et kõik soojustus ja armatuur ja no nagu te nägite varjalusel. Et seal oli ka nii. No kõige ennem, kui on see pind välja kaevatud, siis tooks siia mingi liiva, ma arvan. Ja siis tuleb siis projekti järgi siis teha, nagu vaadata, kus need veed ja veetorud ka. Need lähevad kõige alla liiva sisse. Mina peno sisse neid ei pane, panen liiva sisse ja siis laon sinna pärast. Siis on nagu otsad on püsti, seal kus igal pool vaja on, et kõik on valmis ja siis läheb peno alles maha. Okei, aga mis siis saab, kui veetoru läheb peno all või seal liiva sees katki? Kuidas sinna ligi saad, kui sul on betoon ees? Ei lähe katki. No ma ei tea, maal on ka läinud ikkagi katki asjad ju. Siis kaevatakse välja kuskil mingi lekke. Ma ise ei ole kuulnud nagu selles mõttes, et ma lihtsalt praegu korra mõtlesin selle peale. No jah, kui ta 100 aastat vanna on, siis ta võib-olla läheb. No meie eluajal ilmselt ei lähe siis. Ei lähe, jah. No tänapäeval on nii head turud ka juba, et vanad turud veel võisid ju. No jaa, aga vaata põrandaküttega on ka, et tehakse rõhutestid ennem ja asjad, et neid lekkeid tuvastada ja ennem kui põrandavalu maha läheb. Okei. Muidu on jah see, et valad põranda ära, kuskilt lekib ja siis on pekkis. Pärast hakkab piikama ja... Jah, see oleks ikka räme. Ühesõnaga jah, praegu on selline seis. See siin läheb lõpuks maha. Ja tuleb uus sein aga sinna poole, sest siia tuleb meie magamistuba. Toni istub praegu magamistuba põrandal. Siia tuleb vannituba. Siit uksest nagu hakkab jooksma. See aken jääb nagu, sein tuleb kuskil akna niimoodi siia kohta. Seda akent tuleb muuta, ära võtta see aken üldse siia poole liigutada. Sinna tuleb panna vist üks aken juurde, et oleks vannitoas ka valgust ja siis... Ma ise mõtlesin kusjuures eile, et võib-olla saaks nii teha, et maja sellist üldluuki nagu... Et mitte muuta siis? Mitte muuta, siis on nagu niimoodi, et paneb praktiliselt 2 akent kõrvuti, aga vahesein on vahel, vaata. No, ja hea mõte see muidugi on. Ma ei saa täpselt aru, kuidas see aken siis... No vaata, siin on üks suur aken. Sa väljast vaatad, need on praegu täpselt nagu võrdselt, vaata. Yeah. Nii. Ja kui siia tuleb see vahesein, kui iganes siia, ütleme siia keskele või natuke niimoodi, siis ongi vannitoas on väike aken ja siin on natukene väiksem magamistoas, et annab nagu selle üldluuki väljas täpselt samaks praktiliselt. Aga kui sul sein on vahel, siis see üks liist peab suht lai olema siit ju. Üks liist? Mis liist? Väljast, mis välja näeb. No kui sul sein siin on, kuidas sa jätad selle akna koha? No jah, mingi vahe sinna nagu jääb, aga see üldluuk nagu väljast võib-olla petab nagu rohkem ära, siis ei ole see, et üks aken on seal ja siis teine on kuidagi niimoodi vaata. Külje peal on, seda saab mõelda. No põhimõtteliselt see sein tuleks umbes siia vist. Niimoodi. Siis väga hull. See jääks nagu vannituppa ja siis see läheks nagu sinna. Siis väga hullult ei lähe isegi nihkesse nagu niimoodi. Et kui seda akent ka liigutada või? Mida? Et kui seda akent liigutada või? Jah, nagu selle võrra nagu põhimõtteliselt. Nõme on see, et siis tuleks siia üks aken veel. No jah. Peaks siis vaatama, kas tuleb sellesse seina, et jääks siit poolt väljast näha või siis paneb sinna seina, siis on külje pealt, siis pole võib-olla nii hull.
aga noh, see aken, magamistu aken peaks ikkagi toa keskel vaata asetsema, et siis ta No anyway võiks, jah. nihkub veel sinna poole tegelikult. No paljudel on niimoodi ka, et on toa nurgas, et ta ei ole keskel. Aga noh, see ongi see, kuidas kellelegi oleneb, et või oluline on, et kas väljast näeb nagu sümmeetriline välja või pigem on nagu toas sees nagu mõnusam. Jah, meil niikuinii too külg tuleb ka teistsugusem, sest sinna jääb see väike aken või siis kaotame üldse ära ja sinna tuleb üldsegi nagu maani aken suur, sest sealt tuleb see veranda aken nagu või nagu rõdu või terrassi aken. Ja. Siia läks hea ka akent panna, nagu vannitool on niikuinii akent vaja, et nagu mõtlesin sinna panna, või siis tegelikult võib ka siia poole panna, sellepärast ma mõtlesin, et on sinna hea, et siin on ka aken, ehk siis siuke väike aken võiks ka vannitoos olla, siis ta nagu külje pealt on ka siuke sümmeetriline, sest seal üleval on veel aken. Nagu te näete, seal on nagu suur aken, too jääb, see jääb siis ja siis saakski panna siia sümmeetriliselt siis selle väikse akna ka juurde, et vannitoos ei pea mingi mega suur aken vist olema, et parem on, kui sinna väga sisse ei näe. Eks niikuinii seda saab veel arutada hiljem ka, aga täna peame siis hakkama neid uksi vedama ja mõtlema, kuhu neid üldse panna, on ju? Nonii, nüüd saime siit selle suure kapi ära veetud, asjad tõstsime siit siia ja nüüd on siit ka puhas. Uksed viisime ära ja uuesti isegi aknad viisime ära, mis me saime mu ema käest. Et jah, nüüd lähme vist sööma või? Sööme kõhu täis ja siis tuleme seda põrandat siin lammutama. Ei või? Taas kõht on täis, siis ei jõua enam midagi teha. Nii või nii saavad. See jah, nüüd on siin ka tantsuplats. Kus see nüüd? Näed, siin. Sa andsid jälle karva nüüd. Tulime sööma. Tooni, mis sa võtsid? Kuusekäbi. Sa võtsid ka käbi või? Ei, ma võtsin vett ja leiba. Tubli. Diedil vaata. Kristo tuli ka meiega sööma. Meil on siin... Sünniti, jah. Ühesõnaga, meil on siin siuke väike kohvik lähedal, kus me siis käime iga kord. Head odavad hinnad. Sööki on päris palju. Mina ei jõua ära süüa, Toni sööb ära mul. Ma filmin Tonit, sest ma ise näen nii jube välja, et ma ei taha ennast filmida. Toni on kogu aeg ilus. Arvake ära, kes lastele peab järgi. Laura ütleb, ma ei saa minna, ma olen nii jube välja. Kristogi juba teab. Toni kogu aeg käib. Jah, saame siis kõhu täis siia, jah. Naiste värk vaata, ega nad on kavalad. Poes ka, mul juuksed märjad, nagu ei saa juukstega poodi minna. Talvel ei saa. Kuskil maapoodi, kes see neid juuksed vaatab? Kõik vaatavad. Kõik kohe tulevad ligi, et issad, sa märgad juustega poodi. Tankis bokserite pealgi suvel käidnud. Pärast ujumist. No normaalselt vennad, sellepärast teie saategi käia, mina ei saa. Teete harjunud juba. Käia ilma särgita lavalt, üldse ei keela. Nii, minul on snitsel, siin on käbi. Kuusekäbi. Siin on käbi. Kuusekäbi. Ja tisu. Mida? See on Vonor Rois. See jäi peale ka. Oli kuum, jah? No, jah, poleks nii hullu olnud, aga mul läks vastu seda suur nurka, see on natuke tundlikum. Aga ära ei kõrveta, siis teemusin nagu ära. Nii, Toni hakkab nüüd saagima. Lõikab vahed sisse. Ma räägin nendega. Toni lõikab vahed sisse, siis ta saab plaatidena ära viia. Need ei pea igat üksikult lauda lahti kiskuma. No nii, Toni oli juba ära lõigatud ja Rene ka ilmus kuskilt. Tuli kohe oma rammu näitama. Kohe pandi tööle või? Ja seepärast siin keegi ei julgegi käia. Ja, nii Rene ise armsalt pakkus, ütles veel niimoodi, et siis ei pea mina tõstma. Tema aitab. Nagu punastama. Nii džentelmen. Tõesti, need on mega rasked. Toniga ka punnisime, et
Neil läheb see palju kiiremini kui Tonil minuga, vaata. On nii, Toni või? Sinne punni ei saa rääkida. Nonii. Nüüd siis veavad need kõik ära ja siis on see põrand ka tühi. Olete te näinud, et toominga oks on ära murdunud ja tüüp hakkab okstest alla juuri kasvatama. See oks oli sellest puust siin maas niimoodi lookas. Ma ei tea, kui kaua aega, nii kaua vähemalt, kui meie siin olnud oleme. 4 aastat umbes kindlasti. Mõtlesime, kust ta jõudu saab, sest et sealt ülevalt oli kuskil mingi väikse liblega kinni ja mõtlesin, et sealt ta ikka ei saa ju endale toitaineid ja jõudu. Aga tüüp oli endale juured ajanud alla. Nagu ma näitan talle kohe mingit kohta. Näiteks vaadake, siit on puuoks tuleb, on ju oks. Ja siis siin on juured. Need olid maa sees ja selle kaudu ta siis saigi toitaineid. Jumala veid, no pole varem sellist asja nagu näinud. Tean, et mingid taimed lähevad hästi kergelt kasvama niimoodi. Aga kohe nii kergelt, et niimoodi edasi elaks, siis seda pole näinud. Tuli see midagi aru, kust ta võtma peab. Kust on kinni, kust ei ole. Ikka jumala huvitav puu. Meil on nüüd sõit siin okstega. Lapsed on seal ees. Näitul siin. Istub okste peal. Nii, teeme oksad lõkkesse ära. Jõudsime Näitu. Oota. Mis ta teeb? Närib. Läbi teki niimoodi näksab, aga kas ta näksab nagu sõrme, tal on sõrmed all. See on siuke kõdi. Ma olen märgitunud selle 2 neid komme on ja. Mida? Kuidas see on? Minu on lihtsalt. See. Kas on tühi siis? Vaadake neid küüsi. Nendega ta kogu aeg teebki hullu. Ossas, kus sa surusid tal silmi. Ja võib-olla see käsi on niiski, siis tundub nagu. Olete kunagi jänesambaid teinud või? Ei. Siis küsin jälgijate käest. Proovin teda nagu iga poolt näppida, et ta saaks aru. Ma ei taha halba. Proovisin nüüd küüsi hakata lõikama. Ühe küüne lõikasin ära. Järgmist lõikasin, siis hakkas niimoodi tõmblema mul süles, et tegi siia käele väga oi mulle. Need punane on kriimud. Aga rohkem edasi ma ei julgenudki lõigata. Ma ei tea, mis siis saab küünte lõikamisega, kui te ei lase. Nunnu. Kus ta nina? Siin ma lahti teeb, see hakkab nii hirmus, mõni karjanta lihtsalt hüppab minema, vaata. Need küljed teevad nii haiged alati.